Katastroof tabas järsu renni laskumisel, mida tuntakse kui pudelikaela. 11 mägironijat hukkus maailma teisel kõrgeimal tipul, kui laviin pühkis mõned ronijad minema ja jättis teised lõksu. Iga mägironija, kes jõuab K2 tippu, peab üles minnes mööduma surnukehadest. On 2 punkt august 2008, 27 000 jalga kõrgusel. K2 tappis ühe päevaga 11 mägironijat pärast seda, kui köite paigaldamise meeskond tegi saatusliku vea, mis poleks tohtinud juhtuda. Kui see oleks olnud mõni teine mägi, oleksid nad võinud ellu jääda. Aga K2 karistas nende viga kohe õudse tagajärjega. Kõik 11 surnukeha on tänaseni seal üleval. Sest kui sa otsustad astuda K2-le, oled sa täielikult ülejäänud maailmast isoleeritud. Kopterid ei suuda lennata üle 20 000 jala kõrgusel. Kui sa alla ei jõua, saab K2-ist sinu igavene kodu. Mõned kehad leiti täiesti säilinuna. Nende varustus ja riided olid endiselt terved, just kui aeg oleks peatunud ega tahtnud enam kunagi edasi liikuda. Alates 45-aastasest isast, kes ohverdas oma elu oma poja nimel, kuni mägironijateni, kes vaatasid oma juhile silma ja otsustasid tema saatuse. Need on 23 mägironija lood, keda K2 igaveseks külmutas. Tere tulemast Extreme'i! Muhammad Ali Sadbara Pakistanist alustas oma karjääri kandjana oma 20. eluaastates. Ta roonis oma teed üles, kandes teiste inimeste kotte vähem kui $12 eest päevas. Kuni temast sai Pakistani kuulsaim mägironija. 2020 aastaks oli ta vallutanud 8 maailma 14. Üle 26 000 jala kõrgusest mäest, sealhulgas Lotse, kurikuulsalt kurnava Makalu ja edukalt ka K2 ise 2018. aasta suvel. Siiski ei päästnud see teda kadumisest K2 mäel 2021 aastal, olukorras, mis ausalt öeldes kõlab nagu õudusfilm. 2 tippu polnud talvel kunagi vallutatud, mitte kordagi, üle 70 aasta kestnud katsete jooksul. Kõik teised 8000 meetri kõrgused tipud maal olid lõpuks talvisele tõusule alla vandunud. Ainult K2 polnud seda teinud. 8611 meetri kõrgune mägi asub Karakorami ahelikus ning sealne ilm on nii äärmuslik, et selle talved panevad isegi Everesti leebena tunduma. Ma räägin temperatuuridest alla -60 kraadi Fahrenheiti, tuultest, mis ületavad 120 miili tunnis ja uskumatult lühikestest ilmaakendest tippu tõusmiseks. Kinnisideeliste ja kirglike mägironijate jaoks on K2 pigem nagu keelatud vili. Iga põlvkonna parimad mägironijad olid proovinud K2 tippu talvel vallutada, kuid olid pidanud taganema. Kuni 16 jaanuarini 2021, mil Nepali meeskond tegi selle ära. Nad saavutasid K2 esimese talvise tippu jõudmise. Muidugi oli Muhammad pettunud, kuid samas ka kuidagi julgustatud. Kuna pakistanlased nimetavad K2 oma mäeks, oleks esimene Pakistani talvine tippu jõudmine mehe poolt, kes on pärit Skardu lähedal asuvast külast ja alustas kandjana, tähendanud midagi sellist, mida ükski tippu jõudmise tunnistus ei suudaks täielikult edasi anda. Kuid nepallaste tippu jõudmine oli hetk, mida mägironimise maailm oli oodanud alates 80-ndatest. Ja kui nepalased suutsid seda teha, siis tema suutis kindlasti ka. Ja et loole veel üks pööre lisada, prooviks ta seda ilma lisahapnikuta. Nii jõudis Muhammadi meeskond peagi pärast seda mäele oma katset tegema. Tema partneriteks olid 47-aastane Jon Snorri Islandilt, esimene islandlane, kes on K2 tippu jõudnud, ja 33-aastane Juan Pablo Moore Tšiilist, kes oli kiireim inimene, kes on kunagi roninud nii Everesti kui ka Lotse tippu ilma lisahapnikuta. Nendega koos oli ka Muhammadi poeg Sajid, kes oli 21-aastane. 2 tippu talvel üritamine, mida kõik 3 tegid, tähendab tegutsemist tingimustes, kus keha hakkab aktiivselt välja lülituma. Keha ei suuda sellega aklimatiseeruda. See suudab vastu pidada vaid piiratud aja, enne kui süsteemid, mis inimest elus hoiavad, hakkavad üles ütlema. Iga otsus 2L on elu ja surma küsimus. Meeskond, nagu paljud teisedki sel ööl mäel, lahkus 4. veebruaril öösel 3. laagrist, mis asub 24 000 jala kõrgusel. Nad võistlesid uskumatult kitsas ilmastikuaknas ja liikusid edasi täielikus pimeduses ning jäises külmas. See tõotas juba algusest peale tulla raske tõus, kuid vaid mõni tund pärast alustamist ilmus tõeline õudusunenägu.
Seal pimeduses tabasid nende pealambid tohutu ja näiliselt põhjatu lõhe serva, mis lõikas ainukesele mäkke tõusuteele nagu lahtine haav läbi jää. Teistele mäel olnud ronijatele tähendas see sel ööl nende tipu jõudmise teekonna lõppu. Nad vaatasid seda pimedat tühjust ja pöörasid kohe tagasi. See polnud seda väärt. Mohammed, John, Juan ja Noor Sajid tegid teistsuguse valiku. Kui teised taandusid turvalisusesse, hüppasid need 4 meest üle hirmuäratava lõhe. Selleks hetkeks olid nad nüüd täiesti üksi. Nad jätkasid ronimist, kuni jõudsid umbes 27 000 jala kõrgusel asuva pudelikaela lähedale, kus Sajidi hapnikuregulaator läks rikki ja ta varises kurnatusest kokku. Tema isa, Ali, kandis igaks juhuks varuballooni, kuid isegi sellest polnud abi, sest ka Sajidi hapnikumask oli rikkis. Ta ei suutnud selgelt enam sammu pidada. Nii vaatas Muhammad oma poega ja ütles talle, et ta läheks tagasi 3. laagrisse, puhkaks ja ootaks. Siis pöördus ta ümber ja jätkas tõusu koos Johnny ja Juaniga. Viimati nähti neid elusana pudelikaela kohal umbes kell 10 hommikul 5. veebruaril. All Camp 3 ootas Sajid terve päeva, jälgides nõlvu, et näha, kas nad tulevad alla. Ta oli nõrk ja lumetorm oli tulemas, nii et ta jätkas laskumist baaslaagrisse. Kui ta sinna jõudis, andis ta kohe häiret ja abi saadeti teele. Järgnevatel päevadel otsisid Pakistani armee helikopterid kuni 20 000 jala kõrgusel. Õhujõudude reaktiivlennuk tiirutas mäe ülaosa kohal. Nad ei leidnud midagi ja see on üks põhjusi, miks K2 on nii ohtlik. Helikopterid ei saa isegi hea ilmaga tõusta üle 20 000 jala. 18. veebruaril 2021 kuulutasid võimud kõik 3 meest ametlikult kadunuks ja arvatavasti surnuks. Päästeoperatsioonid olid nüüd mõttekad vaid selleks, et tuua tagasi kellegi surnukeha. Ja 4 kuud hiljem, 26. juulil 2021, leidis Sherpadest koosnev meeskond, kes kinnitas köisi 4. laagri kohal Muhammadi, Johnny ja Juani surnukehad pudelikaela lähedalt. Muhammad oli umbes 300 meetrit allpool tippu, kimmitatud fikseeritud köie külge 8-kujulise laskumisseadmega. John oli köiel temast kõrgemal. Kui sa ronid K2-le, kasutad sa mehaanilist klambrit nimega Jumar. Sa vahetad 8-kujulise laskumisseadme vastu alles siis, kui hakkad laskuma. Kui leiti, et Muhammad oli laskumiseks varustatud, tähendas see, et nad ei külmunud üles minnes surnuks, vaid olid juba alla tulemas. Ja arvestades, kui kõrgel mäel nad olid, viitab see tugevalt sellele, et nad tõepoolest tegidki selle ära. Nad jõudsid tippu, saavutasid võimatu ja surid tagasi teel alla. Aga me ei saa kunagi kindlalt teada, sest nad olid laiali surmatsoonis. Muhammad leiti 300 meetrit pudelikaelast kõrgemalt. Veel 100 meetri kaugusel oli John Snorri, rippudes katkise ankru küljes. Ja Juan Pablo Moore oli kõige madalamal, seal, kus oleks pidanud olema 4. laager. Kõveras nagu beebi, kes end magama kiigutab. Tundus, et ta oli teistest eespool alla läinud, peatus neid ootama ja külmus lageda taeva all surnuks. Said ronis mäkke oma isa juurde. Koos oma meeskonna abiga laskis ta hoolikalt oma isa jäätunud keha alla lume peale, 4. laagri lähedale. Ja seal, seistes järsul kaljuserval, mille all haigutas K2, kogu oma sügavuses 5 poeg läbi islami matuseriitused ja saatis lõpuks oma isa viimsele puhkusele. Seejärel ronis ta kõrgemale Johnny juurde ja leidis selle, mida uurijad olid oodanud. GoPro kaamera oli peidetud Johnny riiete sisse. Kas see näitab tippu? Käes see tõestab, et Muhammad tegi seda, mille pärast ta sinna üles läks. Maailm hoidis hinge kinni, sest kui selles kaameras oli kas või paar sekundit salvestist, võis see ajalugu ümber kirjutada. See tõestaks, et nad vallutasid K2 südatalvel enne kui mägi nad endale nõudis. Kuid K2 on sama julm kui külm. Surmatsooni karmid temperatuurid olid kaameras sisemise aku täielikult tühjaks teinud. Nii et kui GoPro lõpuks kätte saadi ja analüüsiti, andis see vaid 1 rikutud kaadri ning ajatempel näitas juhuslikku kuupäeva aastate tagant. See oli kasutu. Kaadrid ja tõde nende viimastest tundidest olid hävitatud. Me ei pruugi kunagi teada saada, kas nad jõudsid tippu enne surma. Mägi hoidis oma saladust. Kui Muhammadi ja Juani jaoks leidis Sajid viimse puhkepaiga 4. laagris, siis John Snorri teekond lõppes teisiti. Tema perekond lendas 2022 aastal Islandilt Pakistani
ja nägi, kuidas keha äratoomise katse ebaõnnestus. Kuni nad lõpuks leppisid tõsiasjaga, et tema keha jääbki sinna. Seal, kus Sajid ta leidis, kinnitatuna selle fikseeritud köie külge pudelikaela kohal, 27 600 jala kõrgusel. See võib kõlada kummaliselt, kuid surnukeha toomine surmatsoonist on sageli sama surmav kui ronimine ise. 27 600 jala kõrgusel, kus õhk on piinavalt hõre, muutub jäätunud inimkeha jäigaks jääblokiks, mis kaalub tublisti üle 90 kilo. Selle surnud raskuse liigutamine peaaegu vertikaalsel klaasjäega kaetud seinal nõuab väikest armee ronijaid, kellest igaüks seab iga sammuga oma elu ohtu. Muhammedi pärand jääb jää poolt puutumata. Pakistan nimetas tema järgi ronimisseinad, pargid ja seiklusspordi instituudi. Aga 2021 aasta talvine katastroof polnud esimene kord, kui K2 mägi jättis ronijad oma kõrgeimates piirkondades lõksu. Et mõista selle metsiku mäe tõelist, vältimatut õudust, peame minema ajas tagasi hooaega, mis esimest korda näitas maailmale, milleks see mägi tegelikult võimeline on. August 1986 või nagu mägironijate maailm seda nimetab, must suvi. Enne seda aastat oli K2 näinud suhteliselt vähe edukaid tippujõudmisi ja veelgi vähem suuri tragöödiaid. Aga 1986 aasta oli teistsugune. Baaslaager kihas enneolematust arvust ekspeditsioonidest üle kogu maailma. See oli plahvatusohtlik segu tohututest egodest, tugevast ambitsioonist ja rahvuslikust uhkusest. Ja otse selle rahvarohke, äärmiselt konkurentsitiheda õhkkonna keskel olid kaks tähelepanuväärset Briti alpinisti, kellest kumbki jahtis oma ainulaadset kohta ajaloos. Esimene neist oli Alan Rouse, 34-aastane Briti alpinist, kellele meeldis elada ohupiiril. Ta oli rahutu, ambitsioonikas ja alati otsimas järgmist rasket marsruuti. Kui teised alpinistid kasutasid Himaalaja vallutamiseks suuri meeskondi, fikseeritud köisi ja baloonhapnikku, siis Alan eelistas alpistiilis ronimist. Ta läks koos partneriga ühe köie ja toiduga seljakotis tohutute surmavate tippude nagu Jannu või Nuptse juurde ning ronis neist üles nii kiiresti kui võimalik. Ei mingit hapnikku, fikseeritud köisi ega tagalat. See tähendas, et üks vale tuulehoog või väike libastumine võrdus surmaga. Ta tegi seda, sest tema jaoks ei olnud ronimine lihtsalt sport, vaid tema elu, töö. See erilen tunne liikuda maastikul, mis tapaks sind, kui teeksid vea, pani teda keskenduma. Ja 1980-ndate keskpaigaks ei pakkunud ükski maastik seda tunnet, nii nagu K2. Alan oli juba 1983 aastal korra proovinud ja ebaõnnestunud. Ta ei kavatsenud seekord tühjade kätega lahkuda. Tema ekspeditsiooni algne plaan oli rünnata K2 kurikuulsalt keerulise loode harja kaudu, kuid K2-l on komme isegi parimad plaanid purustada. Pärast nädalaid kestnud lakkamatut võitlust tormide, laviinide ja täieliku kurnatusega oli tema algne meeskond lagunenud. Enamik neist otsustas asjad kokku pakkida ja koju minna, kuid Alan keeldus alla andmast. Ta otsustas tagasi minna. Kuna Inglismaal ootas teda rase tüdruksõber, oli see tõenäoliselt tema viimane tõeliselt ohtlik ronimine enne paikseks jäämist. Nii tegi ta ohtliku segu ambitsioonist ja meeleheitest ajendatuna saatusliku otsuse. Ta loobus oma algsest marsruudist ja ühines Julie Tullise ekspeditsiooniga, kuhu kuulusid mägironijad Austriast ja Poolast. Julie, kes oli 47-aastane 2 lapse ema, oli Inglismaalt pärit kogenud kaameraoperaator. Ta oli siin selleks, et ise ajalugu teha, saades esimeseks Briti naiseks, kes vallutab K2 tippu. Ja see oli tõsine eesmärk, sest tol ajal oli brittidel juba uhke, kuid mitte täielik ajalugu Himaalaja mägironimises. Jah, Edmund Hillary oli 1953 aastal viinud Briti ekspeditsiooni kuulsalt Everesti tippu, kuid K2-l polnud selleks ajaks ükski Briti alpinist veel tippu jõudnud. Alan ja Julie kavatsesid seda muuta. Nad plaanisid K2-le tõusta mööda tavapärast Abruzi marsruuti. Ja sel ajal moodustus eraldi ekspeditsioonidest improviseeritud 7-liikmeline meeskond, kes kõik liikusid sama marsruudi kaudu sama tipu poole. Augusti alguseks jõudsid kõik 7 alpinisti koos 4. laagrisse, mis asub 26 000 jala kõrgusel. See on viimane puhkepaik enne tippu. 4. Augusti hommikul suundus Alan ilma giidi või partnerita tippu. Ta rajas suurema osa tõusust üksinda sügavas lumes rada, kuigi hiljem jõudsid talle järele 2 Austria alpinisti.
Nad jõudsid koos tippu umbes kell 4 pärastlõunal. Alan võttis tõenäoliselt hetke, et seda kogemust nautida. Ta oli selle saavutanud. Ta oli esimene inglane, kes vallutas K2. Aga sellel metsikul mäel on võit vaid illusioon. Tipu saavutamine on täpselt see hetk, kui oled kõige suuremas ohus, sest nüüd pead sa alla tagasi tulema. Alan ja teised hakkasid kiiresti laskuma. Nad teadsid, et jäävad kiiresti alla jõudma, kuni päike veel paistab. Kuid umbes 150 meetrit allpool tippu nägid nad, et 2 inimest liikusid uskumatult, hoolimata hääbuvast päikesevalgusest ikka veel ülespoole. Neid olid Julie ja Kurt Dienberger, Austria alpinist. Alan ja Austria alpinistid püüdsid neid veenda tagasi pöörduma. Nad hoiatasid neid, et on liiga hilja ohutult tippu jõuda. Kuid Julie ja Kurt olid nii lähedal, et keeldusid sel hetkel tagasi pöördumast. Nii jätkas Alan koos oma meeskonnaga laskumist 4. laagrisse, samal ajal kui Julie ja Kurt liikusid edasi. Lõpuks jõudsid nad tippu umbes kell 7 õhtul. Nad olid samuti ajalugu teinud, kuid olid astunud ka lõksu. Sest selleks ajaks, kui nad laskumist alustasid, tabasid neid pimedus ja kurnatus täie jõuga. Ja kusagil kõrgel sellel mäel laskumisajal libises Julie ja kukkus. Tema sendi ja selle tõttu, et ta oli Kurti külge seotud, jäi Julie õnnetuses raskelt vigastatuks ning see sundis teda ja Kurti tegema mõeldamatut. Veeta terve öö lageda taeva all lumes üle 8200 meetri kõrgusel ilma telgita. See oli kas see või jätkata laskumist pimedas, väsinuna ja vigastatuna. Nad jäid imekombel ellu sellel jäisel ööd ja suutsid järgmisel hommikul komberdada alla 4. laagrisse, kus nad ühinesid taas Alani ja teiste mägironijatega. Ja see poleks saanud tulla sekunditki hiljem, sest kohe kui kõik mägironijad olid lõpuks oma õrnadesse nailontelkidesse kogunenud, neelas tohutu mitmepäevane megatorm 4. laagrit täielikult endasse. Ja siin on üks asi K2 ülemiste nõlvade kohta. Erinevalt Everestist, mida ümbritsevad naabertipud, mis pakuvad teatavat kaitset, asub K2 kaugemal põhjas ja on ohtlikult isoleeritud. Nii et kui ilmastikusüsteem tabab ülemisi nõlvu, toob see kaasa lume ja püsivad orkaanitugevusega tuuled, mis peksavad kõike ja kõiki, mis liigub. Asjad lähevad veelgi ekstreemsemaks siis, kui tohutu madarõhkkond põrkub mäega, sest õhurõhk langeb nii järsult, et see vähendab tegelikult õhus oleva hapniku hulka, muutes surmatsooni veelgi lämmatavamaks. Ja kuna K2 ülemine maastik on järsu kaldega püramiid, siis pole seal ühtegi laia tasast platoo, kus tormi ohutult üle elada. 4. laager on tegelikult vaid ohtlikult kaldu olev lume- ja jääriba, mis asub umbes 8000 meetri kõrgusel. Enamik ronijaid kasutab seda kui kiiret öist puhkepaika enne ohutusse laskumist, kuid see torm oli muutnud selle kõrgel asuvaks vanglaks. Torm möllas 6 päeva järjest, tuule kiirus ületas 160 kilomeetrit tunnis. Temperatuur langes -40 kraadini Fahrenheiti järgi. Sa juba tead, mis juhtub inimkehaga surmatsoonis. Nüüd kujuta ette, et oled sinna lõksu jäänud, ega saa päevade kaupa liikuda. Taukaid siis muutus aeg ähmaseks. Toit sai otsa, veel hullem, nende priimuse gaas sai otsa. Ilma gaasita ei saanud nad lund sulatada joogiveeks. Tekkis tugev dehüdratsioon, mis muutis juba niigi laastavad hapnikupuuduse mõjud veelgi hullemaks. Nad surid aeglaselt, lõksus magamiskottides kuulates, kuidas tuul ähvardab nende telgid mäejärsult nõlvalt minema rebida. Nad said ainult oodata. 7. augusti ööl nõudis äärmuslik kõrgus oma esimese ohvri, Julie Tallis. Ta ei suutnud kukkumisest taastuda ning päevad ilma toidu, vee või piisava hapnikuta olid tema organismile lihtsalt liiga palju. Ta suri vaikselt oma telgis, otse Kurti kõrval. Ja torm möllas halastamatult edasi. 10. augusti hommikuks laskus mäe kohale lõpuks kummaline vaikus. Megatorm oli lõpuks lõppenud. See oli kitsas, lühiajaline võimalus põgeneda ja ellujäänud teadsid, et kui nad kohe alla ei lähe, ei pääse neist keegi eluga. See oli nüüd või mitte kunagi, kuid Alani jaoks tuli see ilma paranemine liiga hilja. Piinarikkad päevad lõksus, ilma toidu, vee või hapnikuta olid temast viimasegi jõu välja imenud. Ta oli teadusel, kuid tal olid kohutavad varud. Ta ei suutnud enam seista.
Ta ei suutnud enam kõndida. Ja ülejäänud mägironijad pidid tegema tõeliselt kohutava valiku. Kujuta ette, et oled sel hetkel selles telgis. Sa oled olnud päevi näljas, janus ja lämbumas surmatsoonis. Su keha sööb sõna otseses mõttes oma enda lihaseid, et hoida elutähtsaid organeid töös. Sa tõmbad lahti telgi jäätunud ukse. Jää praguneb su külmakahjustustega sõrmede all ja sa näed selget taevast. Pääsemine ootab tuhandete jalgade kaugusel allpool. Aga selleks, et pääsemiseni jõuda, pead sa vaatama oma sõpra, meest, kes rajas teed, meest, kes just tegi ajalugu, meest, kellel on kodus ootamas rase elukaaslane ja leppima õudse tõsiasjaga, et tema ei saa sinuga alla tulla. Nüüd kujuta ette, et oled Alan Rouse. Ta oli teadvusel, vaadates mägironijaid, kellega ta koos kannatas, inimesi, kellega ta jagas eluliini ja nägi, kuidas nad vaikselt tema saatuse üle otsustasid. Meil polnud valikut ja sügavalt süsimas teadis ta seda isegi. Sellest hommikust ei ole salvestatud vaidlusi ega dramaatilisi kõnesid. Selleks polnud vajadust. Ühes mägironimise ajaloo kõige südantlõhestavamas hetkes otsustasid Kurt ja teised end päästa ning jätsid Alani tema telki koos Julie surnukehaga. Aga telgist põgenemine ei tähendanud, et nad olid K2 eest pääsenud, sest mägi polnud veel oma lõivu kätte saanud. Sel hommikul astus 5 mägironijat 4. laagrist välja, et teha meeleheitlik katse ellu jääda. Kurt Dienberger, Willy Bauer, 2 austerlasest mägironijat nimega Alfred Imetser ja Hannes Wieser ning Poola mägironija nimega Dobrosława Miodowicz, Wolf. Ja kui nad hakkasid komistades laskuma mööda järske jäiseid nõlvu, jõudis nädala aega surmatsoonis viibimise ränk koormus neile kohe järele. Vahetult allpool 4. laagrit, vaid mõnesaja jala kaugusel telkidest, mille nad olid just maha jätnud, varisesid Alfred ja Hannes lihtsalt kokku. Nende kehad, mida olid räsinud tugev lumepimedus ja täielik füüsiline kurnatus, andsid lõpuks alla. Nad surid sealsamas lumes. Dobrosława liikus edasi, võideldes end tuhandete meetrite võrra allapoole, kuid ka tema oli täiesti kurnatud. Lõpuks ta varises kokku ja suri, olles kinnitatud statsionaarsete köite külge 2. ja 3. laagri vahel, kus ta leiti järgmisel aastal. Tegelikult pääses 7. 4. laagris lõksu jäänud alpinistist eluga mäelt vaid Kurt Dienberger ja Willy Bauer. Arvatakse, et Alan ise suri 10. augustil 1986 üksi telgis 26 760 jala kõrgusel. Ta jättis maha oma tüdruksõbra Deborah Sweeney. 3 nädalat pärast tema surma sünnitas ta nende tütre Holly. Ronimismaailma jaoks on Alan Rouse legendaarne teerajaja, kes elas äärmuslikul piiril ja maksis selle eest kõrgeimat hinda. Holly kasvas üles ilma, et ta oleks tegelikult kogenud, kes tema isa päriselt oli. Ta teadis teda vaid kui säravat ambitsioonikat legendi, kes rajas tee metsikul mäel. 5 surnukeha on endiselt täpselt seal, kus nad surid, surmatsoonis. 1986 aasta ronimishooaeg oli üks halvimaid K2 ajaloos. Ja erinevalt teistest mägedest tegi selle hirmutavaks just kogu selle sündmuse jõhker, brutaalne banaalsus. Sest teised mäed teenivad oma maine katastroofiliste tormide ja jäävaringu tõttu, mis võivad võtta ühe hommikuga tosin inimelu. Üks kohutav hooaeg, mis moonutab statistikat aastakümneteks. K2 ei toimi nii, vaata numbreid. Alates esimestest tõsistest katsetest K2 tippu jõuda 1900 aastate alguses on üle 800 alpinisti selle tipul seisnud. Sama perioodi jooksul on peaaegu 100 inimest sellel katsel hukkunud. See tähendab, et vähemalt 1 alpinist on tippu püüdes hukkunud iga 8 eduka tippujõudja kohta. Võrdles seda Everestiga. Everestil on tippu jõutud üle 11 000 korra. Umbes 340 inimest on seal hukkunud. See tähendab suremust alla 1%. K2 on statistiliselt 10 korda surmavam kui maa kõrgeim mägi. Ja et mõista, miks K2 on nii palju surmavam, pead vaatama, mille poolest erineb see, kuidas need 2 mäge inimesi tapavad. Everestil on kõige tavalisem surmapõhjus, füsioloogiline. Ronijad surevad kõrgushaiguse, kurnatuse või külmumise tõttu. Nad pingutavad üle, istuvad lumme maha ja lihtsalt ei tõuse enam üles. Kui oled erakordselt tugev, hästi ettevalmistatud ja oskad oma jõudu jagada, on sul parem võimalus nende riskidega toime tulla. Sul on mingigi illusioon kontrollist.
K2 võtab kogu selle kontrolli ära. Ettearvamatud tormid, ettearvamatud laviinid, temperatuurilangus. Vene alpinistide meeskond koges seda oma nahal 2006 aastal. Nende ekspeditsiooni nimi oli Kuzbassi meeskond. See oli 9-liikmeline meeskond, mis sai nime neid toetanud Serbia kaevanduspiirkonna järgi. Meeskonna juht oli Juri Udjašev, 51-aastane veteran, kes oli juba vallutanud Dolgiri, Makalu, Lotse ja Everesti. Aga K2 ei hooli sinu saavutustest. 2006 aasta suvi oli karm juba esimesest nädalast peale. Meeskond nägi mäge selgelt vaid ühel korral esimese 7 päeva jooksul. Ülejäänud aja oli mägi tormide taga peidus. Kivirahe hävitas nende telgid esimeses laagris. Mõned kivid kaalusid üle 18 kilo. Sulle kiirus ulatus 21 000 jalakõrgusel 145 kilomeetrini tunnis. Enamik teisi ekspeditsioone sellel mäel pakkisid sel aastal asjad kokku ja läksid koju. Kuzbassi meeskond jäi, sest Vene alpinismi kogukond on tuntud oma sitkuse ja vapustavate kannatuste talumise poolest, tingimustes, mis panevad teised ekspeditsioonid ümber pöörduma. Põhituumikusse kuulusid Arkadi Kuvakin, meeskonna treener Aleksandr Foit ja Pjotr Kuznetsov. Ainuksi, Juri, Aleksei ja Pjotri 3 peale tuli kokku 12 edukat tõusu 8000-listele. Need polnud sugugi amatöörid, kes oleksid endale üle jõu käiva ülesande võtnud. Nad olid Venemaa parimad. Kui keegi üldse vääris selle tipu vallutamist, siis olid need nemad. Nii et 2 mägironijat olid jäänud maha ja ühinenud venelastega. Jacek Teller-Pulast, Terence Bannon, Põhja-Iirimaalt ja Kuzbassi ekspeditsioon olid viimased, kes K2L alles jäid. Ja kui keegi pidi tippu jõudmist proovima, siis just see grupp oli selleks sobiv. Nii et Juri ja teised jätkasid väikeste gruppide roteerimist üles-alla marsruudil ning ehitasid uuesti üles seda, mida mägi oli purustanud, oodates samal ajal tippu jõudmise võimalust, mis lihtsalt ei tulnud. Vaatamata oma julgusele ei olnud nad hoolimatud. Nad seadsid endale tähtaja. Kui tingimused pole 13 augustiks paranenud, lähevad nad koju. Kuid just sellel 13 augusti hommikul oli taevas esimest korda päevade jooksul kummaliselt selge. See oli nende võimalus. Nad said lõpuks proovida selle metsiku mäe tippu jõuda. Selle tippu katse jaoks jagunes meeskond 3 rühmaks, et tippu tõusta. 2 venelast, Viktor Kolbatšenko ja Aleksandr Gaponov, olid eesotsas. Nende järel tulid Juri, Aleksandr Foit, Pjotr ja Arkadi ning 3. rühm, kuhu kuulusid Poola alpinist Jacek Teller ja Terence Bannon Põhja-Iirimaalt, järgnesid väikese vahega. Kell 13:00 kiks. Kõik 3 rühma olid jõudnud K2 ülemisse ossa, Pudelikaela nimelisse lõiku, 27 400 jala kõrgusel, mis on viimane ja kõige surmavam osa enne tippu. See lõik on kitsas, peaaegu vertikaalne kalju ja jääkoridor, kuid nurk ise ei ole kõige hirmutavam osa. Hirm tuleb sellest, mis ripub otse selle kohal, sest kohe Pudelikaela kohal on tohutu, üleulatuv serakk, mis on sama ebastabiilne kui Nõukogude rakett stardipäeval. Selle mäe reljeefi tõttu ei saa alpinistid sellest jääkaljust mööda minna. Nad peavad kõndima otse selle alt läbi. See tähendab, et mitu piinarikast tundi on alpinistid avatud ebastabiilsele, pidevalt pragunevale struktuurile, mis võib ilma hoiatuseta alla kukutada hoonete suuruseid jääkamakaid ja seda kõike ilma igasuguse kaitseta. Kitsaskohal läbimine on sisuliselt Vene ruleti mängimine mäega. Meeskond teadis riske, kuid nad jätkasid. Nad liikusid ühtlaselt mööda jääkoridori, köiega seotud ja keskendunud. Nad olid tugevad, nad tegid kõike õigesti. Jatep oli juba nähtav. Ja siis see juhtus. Hiiglaslik, külmunud lume- ja jääplokk, 400 jalga lai ja 260 jalga pikk, eraldus nende kohal olevast nõlvast ning tabas kitsaskohta täiskiirusel. Ei olnud mingit hoiatust, ei praginat, ei müra, mitte midagi. Kõrgel nende kohal vallandas ploki jõud tohutu jäämassi, mis murdus lahti. Vaikne laviin sööstis mööda jääkoridori alla. See tabas Vene meeskonda 27 400 jala kõrgusel, rebides kõik 4 meest peaaegu püstloodis seinast lahti. Mõne sekundiga kukkusid Aleksander, Juri, Pjotr ja Arkadi tuhandete jalgade võrra mäest alla.
Langemus tohutu jõud ja sellele järglenud tuhanded tonnid jääd ja lund matsid nad täielikult enda alla. Ülejäänud meeskond suutis laviinijäänuseid jälgida kuni 25 600 jala kõrguseni. Nad otsisid üle tunni aja, mitte midagi. Ühtegi märki neist 4 mehest polnud kusagil mäel. Ühtegi nende keha ei leitud kunagi. Keegi ei teadnud isegi, kus nad olid. Alles 18 aastat hiljem, 2024, aasta suvel saabus K2-le Itaalia ekspeditsioon, et tähistada mäe esmatõusu 70. aastapäeva. Liustikul jalutades sattus ekspeditsiooni fotograaf Riccardo Salvatico millegi peale, mida ta esialgu pidas jäässe poolenisti mattunud vanaks varustuseks. See polnud varustus, vaid täiuslikult säilinud keha, kellel olid seljas riided, millel oli Vene mägironimisbrändi Bask logo. Ricardo võttis ühendust Jacek Telleriga, Poola alpinistiga, kes oli 2006 aasta laviinis ellu jäänud ja näinud, kuidas see viis tema 4 meeskonnakaaslast. Ta kinnitas kõhklemata, et nii Piotr kui ka Arkadi kandsid esemeid Baski logoga. Surnu keha viidi Gilki memoriaali juurde, mis on kivist monument K2 jalamil, kus mäel hukkunuid mälestatakse ja neile antakse väärikas matmispaik. Kuid enne matmist võeti koha peal DNA proov ning kõik tõendid viitasid sellele, et tegemist oli Arkadi Kuvakini surnukehaga. Teised 3 meest on endiselt kusagil jää sees, oodates avastamist. Vene ekspeditsioon kadus K2 mäel vaidlusteta. Mägi neelas nad lihtsalt alla, aga see, mis juhtus 2008. aastal, oli sellele vastupidine. 11 inimest hukkus. Mägi ei hoidnud neist peaaegu kedagi endale ja need, kes elusalt alla tulid, veetsid aastaid üksteist süüdistades selle üle, mida nad olid näinud, mida nad olid teinud ja mida nad olid otsustanud tegemata jätta. See sündmus sütitas ühe tuliseima arutelu mägironimise ajaloos. Kõik sellepärast, kuidas lõks oli seatud. 2008 aasta suveks oli K2 baaslaagris õhkkond ohtlikult pingeline. Üle 2 kuu olid jõhkrad tormid mäge räsinud, takistades kellelgi tippu rünnata. Ronijad olid oma telkides lõksus, vaatasid tippu ja nägid, kuidas nende ressursid ja moraal järjest kahanesid. Kuid 2008 aasta ei muutnud ebastabiilseks ainult ilm. Selle põhjuseks oli ka mäel olevate inimeste tohutu arv. Seal oli mitu rahvusvahelist ekspeditsiooni erinevatest maailma riikidest. K2 ei ole rahvahulkade jaoks loodud. Kui mitu meeskonda, kes räägivad erinevaid keeli, üritavad koordineerida ühist tippurünnakut, siis suhtlus laguneb. Kaose vältimiseks kutsusid võtmetähtsusega ekspeditsioonijuhid nagu Wilco van Droyen, ameeriklaste juht Mike Ferris ja Lõuna-Korea juht Kim Jae soo baaslaagrisse kõrgete panustega koordineerimiskoosoleku, kus nad leppisid kokku oma ressursside ühendamises. Kõige tugevamad Sherpad ja kandjad Korea ning rahvusvahelistest meeskondadest läheksid põhigrupist ette ja kinnitaksid turvaköied pudelikaela läbimiseks. See oli kindel plaan, kuid hetkel, kui nad 1. augusti pilgases pimeduses 4. laagrist lahkusid, lagunes plaan täielikult koost. Izmine kandjate ja Sherpade meeskond oli saanud ranged korraldused vedada rasked köierullid mäkke ja kinnitada need pudelikaela juurde. See hirmuäratav 80-kraadine jäine kuluaar, millest me varem rääkisime, kus üks ainus libastumine tähendab kohest surma. See on ainus koht, kus köied on täiesti vältimatud. Selle asemel tegid eelrühm pimeduses, segaduses katastroofilise vea ja hakkasid köisi paigaldama kohe 4. laagri kohal, nõlvadel, mida kogenud mägironijad oleksid hõlpsasti suutnud ilma julgestuseta ületada. Selleks ajaks, kui eelrühm lõpuks pudelikaelani jõudis, ainsasse kohta, kus köit tõesti vaja oli neil köis täiesti otsas. Kui 2008. aasta 1. augusti hommikul päike tõusis, jõudsid ülejäänud mägironijad pudelikaela alla. Selge ja köiega tähistatud raja asemel tippu leidsid nad eest eelrühma, kes paaniliselt üritas alumistest mäeosadest köit ülespoole tirida. 10 mägironijad olid sunnitud lihtsalt seisma surmatsoonis, 27 000 jala kõrgusel, otse massiivse, üleulatuva jääseraki all. Nad ootasid tunde jäises hõredas õhus. Nende kehad halvenesid kiiresti. Hüpoksia hakkas tekkima. Iga minut, mida nad ootasid, oli minut, mida neil ei oleks laskumiseks. Kui köied lõpuks kinnitati ja mägironijad hakkasid end läbi pudelikaela üles vinnama, oli juba pärastlõuna. Kirjutamata reegel K2L on, et pead pöörduma tagasi hiljemalt kell 14.00, ükskõik kui lähedal sa ka poleks, et jõuaksid enne pimedat alla.
kuid tipupalavik on pimestav haigus. Pärast 2 kuud ootamist ja tipp sõna otseses mõttes silme ees ei pöördunud peaaegu keegi tagasi. Jer McDonald, Wilco Van Drunen, Marco Confortola, Lõuna-Korea mägironijad ja Norra abielupaar surusid kõik pudelikaelast läbi ja jõudsid tippu. Nad kõik jõudsid tippu ajavahemikus kell 17:00 kuni 19:30. Jer istutas uhkusega Iiri lipu. Ta oli baaslaagris ülimalt populaarne ja kõigi poolt armastatud tegelane, tuntud oma povrontrummi mängimise poolest telkides ning meeleolu tõstmise eest, kui ilm oli sünge. Ta roonis puhtast rõõmust, lootes saada esimeseks iirlaseks, kes vallutab K2. Ja ta tegi selle ära. Cecily Skog ja Rolf Pae jagasid tipus suudlust. Cecily ise oli nii eliittasemel vastupidavussportlane, et temast sai hiljem esimene naine ajaloos, kes ületas Antarktika ilma abita. Korealased tähistasid oma rahvuslikku triumfi. Teravas kontrastis iseseisvate mägironijatega oli Lõuna-Korea ekspeditsioon. Nemad tegutsesid nagu sõjaväeüksus. Neil oli palju sponsoreid. Nad kandsid tohutul hulgal varustust ja olid suure rahvusliku surve all, et edu saavutada. Ja 61-aastane Prantsuse mägironija nimega Hugo de Barad. Ta oli sel hooajal K2 vanim mägironija. Ta oli juba 2004. aastal Everesti tipus seisnud, kuid K2 oli tema kinnisidee ning tema 3. katse sellel metsikul mäel oli kindlasti õnnestunud. Nad olid teinud ajalugu, kuid nüüd olid nad ajakavast tunde maas, kurnatud ja pidid pimedas laskuma maailma kõige surmavama jäävälja kaudu. Ja kuigi nad seda veel ei teadnud, oli mägi juba lõksu seadnud. Et jõuda tagasi 4. laagrisse turvalisusesse, pidi iga mägironija läbima taas pudelikaela. Kujuta ette, et liigud mööda seda järsku jääkoridori, olles hüpoksiast lämbumas pärast peaaegu 20 tundi ronimist pilkases pimeduses. Sinu ainus päästerõngas on see õhuke nailontross, mille eelrühm hommikul paigaldas. Kui sa sellest köiest kinni hoiad, jääd ellu. Kui sa ei hoia, siis sa sured. Esimesed laskujad, kes pudelikaelani jõudsid, olid norralased Rolf ja Cecily. Cal oli just natuke üle 8 õhtul. Nad liikusid pimedas mööda fikseeritud köisi, aeglaselt ja ettevaatlikult. Cecily oli kõiel veidi eespool ja tema abikaasa Rolf oli kohe tema taga. Ja siis, ilma igasuguse hoiatuseta, kostis üle mäe kahuripauku meenutav heli. Serak oli lõpuks murdunud. Hiiglaslik tükk rippuvast jääpangast murdus lahti. 1000 tonnid jääd kukkusid pimeduses renni mööda alla. See tabas Rolf Paed otse, pühkides ta mäelt alla kuristikuvaid murdosa sekundiga, otse tema naise silme all. Aga laviin ei nõudnud ainult Rolfi elu. Langev jää toimis nagu tohutu giljotiin. See lõikas puhtalt läbi kinnitatud turvaköied, mida eelrühm oli terve hommiku üles pannud. Purely Kayla Kohan oli nüüd peaaegu 2 tosinat kurnatud ja külmunud mägironijat täiesti lõksus, üle 8200 meetri kõrgusel pimeduses, ilma köite, ilma ohutu laskumisteeta ning surmatsoon võttis neilt viimasegi jõu. Ja nende ainus pääsete oli lihtsalt kadunud. Kiire kõrvalepõige. Iga kuu on mõni lugu, mis ei jõua kunagi YouTube'i. See on Patreonis, kui sa seda tahad. Link allpool. Nüüd, kus me pooleli jäime? Täielik paanika tekkis. Pimeduses hakkasid mõned ronijad paanitsema. Nad hakkasid kiirustades üritama maailma kõige ohtlikumast jääalast vabalt alla ronida. Pimesi. Kartes, et äärmuslik külm ja hapnikupuudus tapavad nad tõenäoliselt enne, kui päike tõuseb. Üks neist oli Lõuna-Korea ronijate grupp koos oma Sherpa Jumuk Baltaiga. Nad üritasid meeleheitlikult pimedas laskumist juhtida. See oli saatuslik viga. Segaduses ja pimeduses libisesid nad. Nad veeresid mööda järsku nõlva alla, kuid selle asemel, et täielikult mäest alla kukkuda, takerdusid nad jõuliselt ülejäänud katkiste kõite võrku. Nad jäid rippuma pea alaspidi ja külili järsul jääl, muljutud, veritsevad ja lootusetult lõksus. Kõrgemal nõval mõistsid Wilco Van Drunen, Marco Confortola ja Jer McDonald, et pimedas allaronimine on võimatu. Selle asemel otsustasid nad magada lageda taeva all 27 000 jala kõrgusel.
Nad surusid end lumel üksteise vastu kokku, ilma telkide, magamiskottide või veeta, värisedes tugevalt, kui surmatsoon aeglaselt neist elu välja pigistas. Imekombel jäid nad öö üle elama. Kuid kui päike lõpuks 2. augusti 2008 hommikul tõusis, tuli nende olukorra tõeline õudus päevavalgele. Kui Vilko, Marko ja Jer alustasid hommikuvalguses meeleheitlikku laskumist ilma köiteta, komistasid nad pudelikaelas segamini läinud köite sasipuntra otsa. Siil rippusid lõksu jäänud Lõuna-Korea mägironijad, kes olid küll veel elus, kuid kiiresti kustumas. Just siin, surmava Seraki varjus, kogunesid mehed kokku. Just siin kaotasid lõpuks 11 inimest vaid mõne tunni jooksul oma elu. Ja just siin puruneb ajajoon, sünnitades K2 ajaloo kõige tumedama ja kõige ägedamalt vaieldud mõistatuse. Sest see, mida need 3 meest järgmisena tegid või tegemata jätsid, sõltub täielikult sellest, kelle käest küsida. Vilko van Rooyen väitis, et jõudis esimesena Korea alpinistideni. Tema ise oli juba tõsistes raskustes. Selleks ajaks halvenes tema nägemine kiiresti ja lumepimeduse varajased tunnused röövisid tema nägemist iga minutiga. Ta peatus, vaatas köite sasipundart ja neis rippuvaid veriseid alpiniste ning tegi kiire kaalutluse. Ta liikus edasi. Hiljem ütles ta, et poleks saanud neid aidata isegi siis, kui oleks proovinud. Ta jõudis üksi tagasi 4. laagrisse. Marko jõudis samuti Korea alpinistideni. Ta peatus. Oma sõnul üritas ta aidata, siis jätkas ta laskumist. Ta jõudis alla. Jer McDonald jäi paigale. Ta töötas selle nimel, et vabastada Korea alpinistid köitest. Kui kaua ta täpselt töötas, mida ta täpselt suutis teha ja millises vaimses seisundis ta seda tegi, ei tea keegi. Need on küsimused, mis rebisid mägironimismaailma lõhki, sest viimane Seraki varing toimus siis, kui ta oli veel seal. Sii pühkis ta Korea mägironijad ja nende Sherpa Jumik Pote ühe hetkega mäelt alla. Vähemalt nii, ütles üks mees. Marko jutustuses ei olnud Jer McDonald kangelane, vaid koorem. Itaallase sõnul arenes tragöödia välja järgmiselt. Ta väitis, et tema ja Jer veetsid pudelikaelas tunde, kurnates end, püüdes lõksu jäänud Korea alpiniste õigesse asendisse saada. Aga 27 000 jala kõrgusel võitled sa ajaga. Marko ütles, et äärmuslik kõrgus ja kurnatus murdsid lõpuks Jeri vaimu. Marko kujutas end ratsionaalse ellujääjana, kes teadis, millal on aeg taanduda, väites samal ajal, et Jer muutus segaseks koormaks, kaotas reaalsustaju ja uitas mõttetult mööda nõlva üles oma surma poole. Ta oli juba tagasi Euroopas ja andis intervjuusid enne, kui teised üldse mäelt alla said. Siis astus kaamera ette veel üks ellujäänu, Vilko van Rooyen, ja tegi olukorra veel hullemaks. Ta pöördus rahvusvahelise ajakirjanduse poole ja süüdistas avalikult teisi ekspeditsioone arguses. Ta kirjeldas sealset kultuuri kui igaüks enda eest. Ta ütles, et halb ettevalmistus maksis elusid, köied olid paigaldatud valedesse kohtadesse ja koordineeritud tegutsemine oleks võinud inimesi päästa. Ta süüdistas kõiki ja kõike. Rahvusvaheline ajakirjandus armastas seda. Loost, mis algselt rääkis 11 hukkunud alpinistist, sai lugu sellest, kes keda maha jättis ja süüdistused lendasid ellujäänute vahel nädalaid. Aga seal mäel oli keegi, kes tegi tol päeval rohkem päästetööd kui keegi teine. Keegi, kellel olid fotod. Keegi, kellel olid tõendid. Tema nimi oli Sherpa Pemba Gyaltse. Ta oli Noreti ekspeditsiooni juht Sherpa, samast meeskonnast nagu Jer McDonald. Ta oli koos Jeriga 1. augustil jõudnud K2 tippu. Ta jõudis sel ööl tagasi 4. laagrisse ja 2000 augusti hommikul, kui Marko oli endiselt kuskil mäel kriitilises seisundis, läks Pemba uuesti üles. Ta leidis Marko vaevu teadvusel olevana pudelikaelast. Ta elustas Marko haplikuga. Ta juhatas teda tagasi 4. laagrisse, kui järjekordne laviin tuli ülalt alla ja tabas neid mõlemaid. Marko hakkas libisema. Pemba haaras tal tagant kaelast kinni ja hoidis kinni. Marko ise tunnistas seda hiljem otse välja. Pemba päästis mu elu. Mees, kes päästis Marko elu, rändas veel jalgsi läbi Karakorami, samal ajal kui Marko andis Euroopas intervjuusid. Ja kui Pemba Sherpa lõpuks sai sõna, oli tal midagi, mida Markol polnud. Tal olid fotod. Päästeoperatsiooni ajal tegi Pemba kõrge resolutsiooniga fotosid pudelikaelast.
Pealtnäha purustasid failide digitaalsed ajatemplid koheselt Marko sündmuste ajajoonel. Kuid tõeline saladus peitus taustal, sest kui uurijad hiljem Pemba live-fotode piksleid suurendasid, nägid nad täpselt, kus mägironijad asusid. Need pikslid tõestasid, et Jer McDonald ei olnud mõistust kaotanud. Ta ei olnud nõlvalt sihitult ringi uitanud. Tõendid näitasid, et ta oli sihikindlalt ja metoodiliselt töötanud Korea mägironijate vabastamise nimel ning tal oli see õnnestunud. Versioon, mille Marko oli ülemaailmsesse ajakirjandusse levitanud, ei vastanud tõele. Pemba oli loost täielikult välja jäetud juba enne, kui ta koju jõudis ja tema asemel oli juurdunud vale. Jerry perekond keeldus sellega leppimast. Näed lendasid Pakistani ja kohtusid ellujäänutega otse. Näed veetsid aastaid tunnistusi kogudes, tõendeid võrreldes ja nõudes täielikku rekonstruktsiooni sellest, mis sellel mäel juhtus. Nad tegid koostööd dokumentaalfilmi tegija Nick Ryaniga, kelle 2013 aasta film The Summit esitas kogu ajajoone avalikult kõigile, kes seda näha soovisid. See, mille film tõestas ja mida Pemba ning teiste tõendid kinnitasid, oli lihtne. Gerard McDonald vabastas lõksu jäänud Korea mägironijad enne oma surma. Ta tegi teadliku valiku, silmad lahti, täielikult mõistes, mida 8200 meetri kõrgusel viibimine talle maksma läheb. Ja ta viis selle lõpuni. Jer McDonaldi keha ei leitud kunagi kakselt. Teda mälestatakse Gilki memoriaalis Mäe jalamil. 2-2 võttis 2 päevaga 11 elu. See ei jätnud neist peaaegu kedagi maha. Et täpselt mõista, kuidas see tol päeval mäel juhtus, vaata seda videot.